Tšau, Reelika, kas sa minu juurde saad tulla? Ja mu vanemad just läksid ära. Okei, tšau. Tšau, Matu. Kas sul aega on? Okei, tore. Kas sa minu juurde saad tulla? Jaa, see, et ma kutsusin Reelika ka, et ta tuleb ka siis. Okei, tšau. Ära vehi, mis piltide? Ma saatsin veidis ühele tüübile enda pilte. Polegi rõõmus minu pärast. Ma saan piltidest ära. Ta saatis veidis ühele tüübile milliseid pilte ja siis ta sai selle eest raha. Aga mis pildid need siis olid? Hea teid midagi laulust. Napakas, küll sa nüüd kahetsed seda. Mõttetu värk iga. Mis sul viga hakkas? Nagu keda huvitab, mida sa arvad? Ükskord elus võiksid ka minu pärast õnnelik olla. Ma arvan, et mina saan emalt ka rohkem raha. Mind ei huvita see. Ongi enam, meid ka ei huvita. Mängime midagi, igav on. Mängime? Jah, vaata. Kuule, mis sa arvad sellest uuest tüdrukust? Kas sellest imelikust või? No see, tead küll, see Maris on ju. Ta ei ole imelik, ma kuulsin, et tal on midagi südamega probleeme. Jaa, ta puudub pidanud. No. Ma kuulsin, et ta tuli kuskilt Saaremaalt südameoperatsiooni pärast siia. Milleks, noh? No sellepärast, et nad kuulsid, et siin saab teha südameoperatsiooni. Ma nägin ühest filmist, kuidas ühele tüdrukule pandi uus süda. See on ju vastik. Kust ta selle uue südame saab? Ta sai selle ühed mehelt, kes õnnetud kuskilt kukkus. Ikkagi vastik, mina oma südant kellelgi ei annaks. Mina küll annaks. Mis sul viga on? Keegi küsis su südant või? Tulge vaadake. See tüüp, kellele ma saatsin enda pilte, tahab veel pilte alasti. Vau, alasti. Palju sa nende eest saaksid? Kuule, praegu see pole üldse naljakas. Ära saada, nii loll sa ka ei ole. Loomulikult. Ta kirjutab, et kui ma talle neid ei saada, siis ta tapab mu ära. Ta ei tea, kus sa elad. Ei tea. Teab küll, ta saatis mulle raha postiga. Ma tahan koju minna. Jää ööseks, õues on pime. Mu vanemad nagunii ei tule. Ei, sa ei saa aru, ma tahan koju minna. Okei, siis me saadame sind ja Matu saadab sind edasi koju. Näe, see seisab. Ära jama, ta lihtsalt seisab seal, ootab kedagi. Suht imelik nagu. Ta teeb trepiga ühes suitsu. Jah. Mingi imelik on. Teile ei tundu, et ta nagu siia poole veits tuleb? Ei. Tuleb ju, jookske! Reelika, kuhu sa jooksed? Helistame kiirabisse. Tere, siin juhtus liiklusõnnetus. Tulge kiiremini, palun. Ma olen Mattias Tamm. See on Vikerlase 6 tänav. Nüüd aega. Lähme.
tervist, mis sa näed? teised mängivad õues palli, tundus, et neil on väga lõbus. jah, paraku tuli see suvi nii varakult. kuidas sul koolis läheb? ma ei käinud. Pole midagi, eks peale operatsiooni läheb su süda tervis paremaks. jah, me peame selle raha leidma. me peame, ta jõudnud jälle kooli minna. me peame midagi välja mõtlema. kui teisiti ei saa, siis me peame oma kodu ära müüma. mida? isa, ma ei taha, et ta peab meie pärast meie oma kodu maha müüma. rahu, ära ärita. kuuled, ma ei taha. meil on vaja arsti. videvikus 7 korda number 1. jah, Maris Kask kukkus ja kaotas teadvuse ära. tal on kaasasündinud südamerike. jah, mina olen Mart Kask. tead, et ma arvan, et see oli minu süü, kui me oleks pidanud teda veel kõvemini hoidma kinni. me ju ei teadnud, et see auto just sealt nurga tagant hakkab tulema. ta oleks nagu seda kohe ette teadnud sellest õnnetusest. jaa, ma kuulsin, kuidas Reelika ema rääkis arstiga mingist doonorlusest. noh, vot, me rääkisimegi doonorlusest ja tema ütles, et tema oleks küll nõus oma südant kellelegi loovutama. kuidas? tere, mis te siin teete? me käisime Reelikat külastamas. miks ta siin on? sa ei teagi, ta jäi auto alla. õudne, jah. temaga on halvasti, nii halvasti, kui veel olla saab. kuid sinuga? mul on ka südamega tegelikult halvad, väga halvad lood. pidi tegema operatsiooni, kuid selgus, et sellest ei tule midagi välja. Maris, kus sa kulgud? tervist. tere. Maris, lähme, mul on selline tunne, et sul on võimalus saada endale uus süda. Lähme. tšau. kuule, kas Maris saabki siis endale Reelika südame? siis Reelika päästab Marise elu. tore ju. Lähme siis Step Up'i vaatame.